Siin Pariisi olümpiamängudel on juhtunud väga palju erinevaid seiklusi. Meie fotograafide ajakirjanikuga on kogu aega midagi kuskil juhtub, et ei ole ühtegi päeva läinud, kus ei ole mingit sekeldust olnud ja siin isegi nendest sekeldustest ei ole pääsenud ka meie Eesti Vabariigi president Alar Karis. Temaga näiteks läksime koos Nelli Differti matši vaatama ning kui me sinna areeni juurde saabusime, pargiti autod ära ja öeldi, et sinna poole minek. Hakkasime minema sinna poole. Järgmise värava juures jõuame juurde, küsime, et kuule, me tuleme siit sisse. Ei, siit teie sisse ei saa, see ei ole teie värav, minge edasi. Kuni juba 2-3 väravat edasi, siis ikka ei saanud sisse. Presidendiga käisime üle muru, mööda pori isegi ja vahepeal pidid ihukaitsed eemale lükkama inimesi, kes kõndisid ka nagu meil ees, et inimesed on väga üllatunud, et kuidas satub mingisugune president siia, kuigi see ei olnud nagu üldse selline nii-öelda vippide ala. Siis me juba jõudsime ühe viimase ukseni, kus juba öeldi ka jälle, ei, ta siit sisse ei pääse. Siis oli president ütles, et oota, kuule, et aga ootame, vaatame, kus keegi lõpuks ütleb, et kus me sisse pääseme. Siis jäime sinna seisma ja president oli ka tegelikult sükse juba võtnud tõsise vilgu ette, et kus see mis nüüd üldse saab. Siis tuli sealt ukse tagant tuli välja kas üks mingisugune sportlaste treener või keegi, kes ütles, et kuulge, et aga siit saab sisse, et minge siit sisse liftiga teisele korrusele ja saate edasi minna. Saime sisse ära lõpuks, läksime teisele korrusele, hakkame edasi minema, keegi ei tea jälle kuhu minna. Läheme trepist alla, siis poole trepi peal tuleb, et kuulge, oot, siit te minna ei saa. Et üles tagasi. Mina vaatan, et kuulge, et aga areen on all, et ma olen alla ära, et te mingi üles. Siis läksime presidendiga laiali. Mina sain ilusasti sinna Nelli Differti raja äärde, sain teda pildistada, mõningad pildid üksikud. Ja president leidis ka lõpuks omale koha, et sellistest seiklustest kuskil midagi üles leida, otsida, seda on meil kogu aega. Algul oli meil transpordi ja kõige muuga oli niivõrd palju seiklusi, et see natukene oli pahameelt tekitav, aga kui hiljem vaatad selle järgi, siis tegelikult oli see natukene koomiline, mida need prantslased on suutnud hakkama saanud siin või saanud. Ja tulles kahelt Aasiast viimati peetud olümpiamängudel, kus minu meelest šveitslased panevad jaapanlaste järgi transpordi järgi kella paika, et see oli nagu ülimalt täpne ja kõik oli ülimalt selgeks tehtud neil, siis siin kahjuks seda nii täpselt asja ei ole.